tere tulemast! Teate, kas te olete ka viimasel ajal mõelnud, et midagi on kuidagi teistmoodi? Ma ei pea silmas ainult uusi telefone või äppe. Ei, ma räägin milleski palju fundamentaalsemast. Meie suhtes tõvega ja valega. Midagi on viimase 10 aasta jooksul väga oluliselt nihkesse läinud. Mulle meenub üks hiljutine vestlus. Ma sattusin vastamise inimesega, kelle jultumus oli lihtsalt vapustav. Ma küsisin temalt otse, kuidas te öösiti magate, teades, et teie töö on inimesi petta? Ja see vastus, mis ma sain, see oli täiesti jäine. Mul ei ole südametunnistust. See hetk, see otsekohesus, see illustreerib nii hästi seda, milles me täna räägime. Valetamine ise on muutunud. Ja see minu isiklik kogemus on tegelikult ainult üks väike sümptom palju laiemast muutusest. Nii et vaatamegi nüüd lähemalt, kuidas ebaausus on ajas arenenud. Kuidas milleski, mida häbeneti, on saanud omamoodi vaatemäng. Mõtleme korraks tagasi. Kunagi, eks ole, kui keegi valetas, siis tal oli piinlik, ta tundis süüd, üritas seda varjata, see oli selge normi rikkumine. Aga täna on pilt täiesti teine. Valetamisest on saanud justkui jõududemonstratsioon, selline jultunud etendus, kus keegi isegi ei püüa enam midagi peita. Ja see ongi see võtmepunkt. Tänapäeva jultunud vale eesmärk ei olegi enam olla usutav. Sõnum on hoopis teine. See on teade, mis ütleb, vaata, ma valetan sulle otse näkku. Ma tean, et sa saad aru, et ma valetan ja mul on sellest täiesti ükskõik. See on puhas võimumäng. Küsimus pole enam petmises, vaid domineerimises. Lähme nüüd veel sügavamale, sest see uus ebaausus, see ei piirdu ammu enam ainult sõnadega. See on imbunud absoluutselt kogu meie kultuuri. Valest endast on saanud omamoodi esteetika. Me elame maailmas, mis on kunstlikkusest lausa küllastunud. Vale pole enam midagi, mida me peidame, vaid hoopis midagi, mida me eksponeerime, mida me isegi teatud mõttes tähistame. See on osa meie visuaalsest keelest. Mõelge korraks sellele. Need Instagrami filtrid, need lavastatud puhkusepildid, need täiuslikuks retusereertud kehad. Me ju kõik teame, et see pole päris. Absoluutselt kõik teavad, aga ometi me osaleme selles mängus. Kunstlikkus ongi uus norm. See on suur etendus, kus kõik teavad, et tegemist on näitemänguga. Ja see viib neid ühe väga olulise mõisteni, simulakrum. See on see nihe. Vaatake, varem üritati varjata oma vigu, et paista natuke parem. Nüüd luuakse täiesti uusi, täiesti väljamõeldud reaalsusi ja neid peetakse isegi ihaldusväärsemaks kui päris elu. Sellel uue reaalsusel, kus me siis elame, on tegelikult ka nimi. Nii et tere tulemast tõejärgsusesse. Ja mida see siis sisuliselt tähendab? Väga lihtsalt öeldes, tunne on tähtsam kui fakt. See, mis tundub õige, kaalub üles selle, mis on objektiivselt ja kontrollitavalt tõene. Ja kuidas see mehhanism siis täpselt töötab? Tegelikult on see üsna lihtne. Esiteks, meid ujutatakse üle emotsionaalselt laadud sisuga. See võib olla viha, hirm, rõõm, imetlus, mis iganes. Need tugevad emotsioonid kaaperdavad meie tähelepanu ja tulemus. Meie kriitilise mõtlemise võime lülitatakse praktiliselt välja. Ratsionaalne analüüs lihtsalt ei pääse enam likki. Ja selle kõige tagajärg on see, et lojaalsus ei põhine enam faktidel või isegi kompetentsil. Ei, see põhineb identiteedil ja jagatud tunnetel. Juhtfiguurist saab justkui sümbol, emotsionaalne toote, mis kehastab mingi grupi viha, solvumist või kuuluvustunnet. Ja absoluutselt pole oluline, kas tema väited ka tegelikult tõele vastavad. Aga mis on selle kõige tagajärged? Ja kas me saame kuidagi reaalsuse hinna tagasi nõuda? Liikuda sellest lõputust küünilisusest tagasi vastutuse juurde? Me peame aru saama, kui tõsine see probleem tegelikult on. Me seisame silmitsi, kriisiga selles, kuidas me üldse teame, mis on reaalne. See on epistemoloogiline kriis. See on fundamentaalne väljakutse kogu meie võimele teadmisi luua ja jagada. Sest kui me ei suuda isegi kokku leppida selles, mis on tõsi, siis kuidas me saame üldse midagi ühist ehitada? Aga siin on üks võimas vastumõte, mis pärineb mõtlejalt nimega Nassim Nicholas Taleb. Tema idee nahkmängus räägib vastutusest. Ja võib-olla ongi kogu probleemi tuum just see. Valetamine on muutunud tagajärgede tegevuseks. Valetajal pole lihtsalt mitte midagi kaotada. Ja see võrdlus siin näitab seda väga selgelt, kuidas vastutuse taaskehtestamine võiks kogu dünaamikat muuta. Kujutage ette maailma, kus sõnadel oleks reaalne hind.
kus kunstlikkuse asemel hinnataks ausust, kogu sotsiaalne mäng muutuks. Ja küünilisus, see ei oleks enam võitjate strateegia. Ja lõpetuseks, ma ei anna teile siin mingit lihtsat lahendust. Pigem jätan õhtu ühe küsimuse. Selles suures kollektiivses maskeraadis, selles etenduses, kus me kõik, olgem ausad, kaasa mängime, mis me siis teeme? Kas laseme seal kõigil lihtsalt edasi minna või proovime kuidagi, maksku mis maksab, leida tee tagasi millegi päris juurde? Sest teate, meie tulevik sõltubki just sellest valikust.